See, et Mart Laari valitsus suutis 2 aastat koos püsida, hulga reforme algatada ja paljud neist ka lõpule viia, oli omamoodi ime. Sest juba õige pea pärast valimisvõitu tekkis Isamaa juhtide vahel riid, mis on ajalukku läinud suure Isamaa sõja nime all. Nagu suurte poriloopimiste puhul ikka, nii on ka suure Isamaa sõja kohta tagantjärgi raske öelda, millest see alguse sai. Üheks kurja juureks oli kindlasti pöörane tempo, millega tol ajal tegutseti. Iseendalt ja oma aatekaaslastelt, ennekõike aga peaministrilt ja valitsuselt nõuti rohkemat ja rutem, kui seda tegelikult võimalik teha oli. Pisikestest tegemata jätmistest tekkis tasapisi suur umbusk, mis lõpuks kogu valitsuse auklikuks näris. 26. septembril 1994 astus Laar viimast korda esimese põhiseadusliku valitsuse peaministrina Riigikogu ette. Teha polnud enam midagi. Tema vastu esitatud umbusaldusavaldusel oli 58 allkirja. Esimene sõjajärgne põhiseaduslik valitsus oli juba ajalugu. Kuid 1992. aasta oktoobris võimule tulnud valitsusliit jäi sellest hoolimata püsima ja pidas vastu kuni järgmiste korraliste parlamendivalimisteni 1995. aasta märtsis. Laari järel peaministriks saanud Andres Tarandi jõulurahuvalitsusse mahtusid kenasti ära kõik Isamaa leerid, sealhulgas ka liberaaldemokraatlik partei, mida juhtis algusest lõpuni Paul-Eerik Rummo. Palun. Lugupeetud vaated ja kuulajad siin ja praegu ja lugupeetud need vaated ja kuulajad, kes neid salvestusi, mis siin näidati ja neid salvestusi, mis on tehtud tänasest konverentsist, vaatavad ja kuulavad 200 aasta pärast, võib-olla ka 2000 aasta pärast, sest ma olen täiesti kindlalt sügavalt veendunud, et selle esimese valitsuse kogemused pakuvad huvi ka veel väga hulga aja pärast. Mul on 2 asja üle hirmus hea meel, kui ma oma juttu alustan. Üks on see, et Mart Laar on jälle liikvel. Et Mart Laarist me saame rääkida mitte kui mütoloogilisest kujust, kes on nähtaval siin ekraanil vanadel piltidel, kes on midagi mütoloogilise kuju taolist juba meie mõtetes, isegi ajalookirjutuses, aga Mart Laar on elav inimene, ta on täna meie hulgas ja mul on selle üle hirmus hea meel. Ja teine asi, mille üle mul on hirmus hea meel, on see, et ma oma kodus valmis kirjutatud märkmed, mida on igal juhul liiga palju nimetada isegi teesideks, saan kasutamata jätta suuremalt jaolt sellepärast, et eelkõnelejad ei ole esile toonud mitte ainult suurt hulka huvitavat faktilist materjali, vaid on oma ettekannetes kandnud seda vaimsust ja seda meelsust ja seda ka selgelt oma meeleolus väljendanud, et see oli lõbus ja huvitav aeg. Ma oleks tahtnud just nimelt seda Laari valitsuse tööõhkkonda, eluõhkkonda kõige rohkem esile tõsta. Jah, muidugi kogemusi ja kompetentsi ei olnud. Tegelikult Eestis oli ju poliitiline, majanduslik kogemus ja kompetents olemas, aga me püüdsime sellest nii palju kui võimalik ja ma arvan, et tõestus väga võimalikult distantseeruda ja ei läinud selle kogemuse ja kompetentsiga kaasa, see ei olnud mitte see kogemuse kompetents, mida vaja oli. Ja loomulikult oli selle valitsuse töös ja rääkimata sellest, et raskel ajal rahva elus kõiki siin juba nimetatud higi, verd, pisaraid, muid raskeid kehavedelikke. Aga tegelikult kõige selle juures oli hea meeleolu, hea tuju ja nüüd 20 aastat hiljem, kui me peame ju tunnistama, et ehkki rohi on võrratult rohelisem tõepoolest, kui ta tollal oli, on ikkagi ju jällegi uusi raskusi, uusi pingeid, olgu poliitikas, olgu majanduses, olgu sotsiaaleluga kaasnevates nõudmistes. Et kipub äkki ära ununema võib-olla see, et hea meeleolu, hea tuju ei ole mitte eduka tegevuse tulemus, vaid eeldus. Nii et see
töö, mis sai tollal tehtud, oli tehtud hea meeleolu, hea tujuga ja ma arvan, see oli üks tagatisi sellele, et see tegevus oli edukas ja et see tegevus viis väga kaugele edasi. Aga nüüd see oli teema juurde, mida selle konverentsi korraldajad minu teema sõnastuseks pakkusid ja mis mul täitsa meeldis. See oli, kui liberaalsed me siis olime. Vastus on väga lühike. Me olime väga liberaalsed. Me olime nii liberaalsed, kui vähegi võimalik nendes oludes ja sellel hetkel oli. Sest lõppkokkuvõttes, mis on liberalism? Liberalismi nimele on alati palju pretendente ja on alati ka palju neid, kes sõna liberalism kasutavad pigem sõimusõnana. Liberalismi mõiste on alati just nagu natukene ähmastatud, aga tegelikult on asi väga lihtne. Liberalism on see ideoloogia ja see poliitika, mis täielikult baseerub isikuvabaduse tunnustamisel, isikuvabaduse austamisel ja isikuvabadust me võime vaadata kui filosoofilist üldistust, aga me saame vaadata teda ka või tema ilminguid, tema kehastumist poliitilistes ja majanduslikes vabadustes ja see valitsus, mida juhtis Mart Laar, oli tegelikult tugevalt liberaalse programmiga, liberaalse agendaga valitsus. Tagantjärgi võib-olla 200 või 2000 aasta pärast ajaloolased, kui nad selle vastu huvi tunnevad, võiksid või ehk pööravad tähelepanu sellele kummalisele asjaolule, et selle 3 osapoolest koosneva valitsuse ühe osapoole kõige väiksem omakorda osakene oli see partei, mille nimi oli otseselt Liberaaldemokraatliku partei ja et sellele väiksusele ja kõigile vaatamata ma arvan, et ma ei liialda, kui et see valitsus viis tegelikult ellu puhtalt liberaalset poliitikat. Et kuidas see võimalik oli. Ja siinkohal tahan minagi, nagu mitmed eelkõnelejad, Marti väga tänada, et ta ühelt poolt toetas täielikult seda poliitilist joont, mis on omane liberaalidele ja teiselt poolt oli ka ise oma hinges tugevalt selle poliitika kandja. See on ka selline üldine ajalooline politoloogiline teadmine, et konservatiivne poliitika vanades demokraatiates toetab tugevasti või esindab väga tugevasti seda sama klassikalist liberalismi joont isikuvabadusele ja ettevõtlusvabadusele toetuvat joont. Nii et see asi läks selles mõttes nagu täitsa hästi korda. Liberaalne agenda sai selle suhteliselt lühikese aja jooksul täitsa kõvasti ellu viidud. Ma tundsin tollal, paljud on siin rääkinud oma isiklikest mälestustest, isiklikest motiividest, mina tundsin tollal Liberaaldemokraatliku partei agendana sellel hetkel hoida liberaalset niši vabana ja kaitstuna Eesti poliitikas, sest sellel oli mitmest suunast pretendente, mis ei olnud kõige soodsamad pretendendid. Ma ei hakka seda ühekaupa siin lahti kirjutama, aga seda nime oleks tahtnud kasutada ka paljud teised ja oli ka veidikene sellist rahvusvahelist nõuannet vahel, et võtke nemad ka ikkagi mängu. Me üritasime seda hästi hoida selle ajani, kuni tõesti kasvab peale või hakkab peale kasvama esimene uus ettevõtlike inimeste põlvkond ja kuni hakkavad tulema need, kellel tõepoolest on lääneliku vabaduse mõtlemine lääneliku vabaduse vaimus mõtlemine veres, kuni nad otsustavad, et nad tahavad tulla vahetuse poliitikasse. Ja ei läinud palju aega, kui see nõndamoodi läkski. Me oleme siin praegu kontserdisaalis ja sellises osalt ka kunstilises meeleolus. Ma luban endale ühe ainsa luulelise rea tsiteerimist. Minu meelest, kui mul sageli küsitakse, mis on ühist või kas on vastandid poeesia ja poliitika, ma ütlen täpselt üks ja seesama asi. Ja ma tsiteeriksin ühte ilusat rida Paul Verlaini luuletusest. Ma ei hakka seda prantsuse keeles ütlema, äkki mu hääldus ei ole hea, aga eesti tõlkes on see luuletus, olgu kui seiklus suur.
Prantsuse keeles selle koha peal on bon aventure, hea, mida võib tõlkida kas hea õnn või õnnestunud avantüür. Ja ma tahaksin selles luuletuses sõna luuletus asendada sõnaga valitsus. Valitsus olgu kui üks head õnne taotlev, kergelt avantüristlik ettevõtmine. Ma arvan, et tänapäeva Eestis on poliitika oluliselt kompetentsem, oluliselt professionaalsem, oluliselt vähem avantürismi vajav, aga ta põhineb tugevalt sellel enda peale suure riski võtnud valitsusel, mille tähtpäeva me täna tähistame. Veel üks kord, Mart, hea on sind siin näha, loodan, et varsti lausa siin laval, ja see poliitiline elu, mis Eestis praegu käib, jätkab seda tugevat liberalistlikku joont, mis sai alguse selles valitsuses. Aitäh!